hea meel täna siin, et saan esitada raamatut Miks ma ei kanna punaseid pükse, lugusid Läänemere saartelt ja sadamatest ja hea meel, et Merit Piirsalu, see raamatu autor, mind siia õhtul alustada juttu puhuma. Tere õhtust! Tere! Ja tore on näha teid arvukal hulgal siin ka ja kindlasti on enamus vist teist on kuidagi merega ja purjetamisega seotud. Mõned näod on väga tuttavad ka Lennusadama kandist, ütleme siis niimoodi. Hakkame sellest raamatust jutustama, see on hea kiire lugemine, mina olen selle läbi lugenud, ma ei tea, kas paljud teist lugenud on või mitte seda raamatut veel, ma saan, et väga palju jaoks on selle raamatuga päriselt füüsiliselt kohtumine täna siin ja ma tegelikult Merilin tahaksin, et sa alustaksid päris algusest, nagu vanas heas Eesti filmis öeldakse, et läheks nüüd tagasi sinna, kus kõik sai alguse. Kus see purjetamise teema sinu ja sinu pere jaoks alguse sai? Mulle endale tundub küll, et ma olen seda juttu juba mingi 25 korda rääkinud, aga äkki keegi veel ei tea. See algas siis, kui ühed kuulsad ümbermaailma purjetajad, Britt ja Vilja, tulid oma reisilt. Ja Pealtnägija millegipärast läks neid vastu, et nad tegid sellest saate. Mina olin magamistoas, vaatan seal voodis seda saadet ja väga hästi on meelest, kuidas Britt seal näitab seda kajutit ja siin see on nii kitsas, nagu ma ei tea, miks nad elavad seal, see ju kõigub kogu aeg. Siis ta rääkis, et kõik asjad läksid katki, mida nad seal parandasid. Siis ma ei tea, mingid asjad jäid nüüd seal igale poole. Ma ei mäleta midagi, nad käisid seal vee all päästmas ja mis iganes asju tegemas. Ja mul isegi ei tulnud seda mõtet, et ma ei hakka kunagi purjetama. Ma lihtsalt teadsin niikuinii, et ma ei hakka kunagi purjetama. Ja siis tuleb välja, et Veika vaatas sama saadet elutoas. Ja siis tema hakkas mõtlema nagu hoopis teisi asju. Sai teada, et on olemas matkapurjetamine. Siis mõtlesin, et äkki tahaks ka proovida. Ja ma ei tea, mida ta täpselt mõtles, aga siis umbes aasta hiljem ütles ta mulle, et kuule, et lähme Soome, et seal on mingid mõned purjekad. Et lähme vaatame, et me ei osta neid ju. Et tule ikka kaasa. Okei, läksin kaasa. Ja see on siin raamatus kirjas ka, et siis see esimene... Kõik teavad, et sa tänaseks oled purjetajad, et kas Veiko muidu ongi sellist tüüpi inimene, et ta nagu ütleb, et me ei tee midagi sellist ja me ei osta seda, aga pärast ikka ostate, et see, kas tuli sul siiski üllatusena, kui sa läksid Soome kaasa, sa teadsid, et hea küll, siiski mingi aja pärast sa tulete, kas just sellelt reisite ka vähemalt mõne aja pärast ühe purjeka tagasi? Tegelikult mul sisetunne ütles, et see nii võib minna küll. Ma ei ütleks, et ta on sellist tüüpi inimene, aga selle purjetamisega on mingisugune väga veider asi. Et kui me siis vaatasime neid purjekaid, see kõige esimene, mida me vaatasime, mida me kindlasti ei ostnud, tegelikult selle me ostsime lõpuks ära, sest kui me seal laevaga tagasi sõitsime, siis rääkisime ikka sellest, ei tea ikka ja ei tea, ega me ikka vist ei osta. Ja siis esimene asi minu arust, mis ta tegi, oli, et kirjutas sellele omanikule, et nii palju mul raha ei ole, kui sa küsisid, aga mul on nii palju. Ja siis Soome äärasmees ütles, et okei, võta siis sellega ja nii ta läks. Kas mingid sümptomid olid võib-olla nagu enne juba ka näha, et siiski selline purjetamise huvi võib olla või et on kuskilt mingit nakkust nagu saanud, et kui enne seda telesaadet võtta? Ei, ma ei oska seda öelda, aga me oleme ise arutanud seda oma keskis, ma mäletan Naissaarel arutades igal pool, et kuidas me nüüd siia sattusime ja siis me oleme arvanud, et tegemist võib olla mingil moel keskeakriisiga, et ta on ise öelnud mulle, et vaata kui hea, et ma ei võtnud nooremat naist, vaata kui hea, et ma ei hakanud mootorrattaga sõitma, see on palju ohtlikum. Ta on rääkinud nagu ennast õigeks meheks. Millal sulle see mõte nii-öelda päriselt külge hakkas või sa leppisid sellega, et sinu suved ongi nüüd seotud purjetamise ja Läänemerega? Seda ma võin mäleta, ega see alguses ikkagi nii lihtne ei olnud sellepärast, et ma räägin kõik juttu ära, mis siin raamatus on. Aga see suur teema on ikkagi see merehaigus, et ma teadsin, et ma jään kergesti merehaigeks ja mul ei olnud mitte mingisugust tunnet selle purjetamisega. Aga see kuidagi tasakesi hiilis ja kuna kui sa hakkad selle matkapurjetamisega tegema, siis sa satud ikkagi sellisesse nagu kohta või aega, kus enamasti on väga hea olla, sellepärast et see toimub suvel, valgetes Põhjamaa öödes, see toimub väga ilusates kohtades,
ja noh, niimoodi vaikselt tuleb ja... Me jõuame veel äikesekorvidest ka rääkida siin tänase õhtu jooksul kindlasti. Muuseas, tõesti raamat on kaantevahel saanud ja see on teie seiklused, mida kindlasti väga palju on lugenud võib-olla juba ka Facebookis osaliselt, sest te olete väga usinasti kirja pannud ja piltidega väga toredasti oma tekstid seal valistanud ja nüüd on see jõudnud raamatuna pisut teistsugustes vormis, see kaantevahele ka. Aga tegelikult on küsimus, et kes selle raamatu peategelane nii-öelda on? Selle raamatu peategelane on loomulikult Merilin, see meie purjekas. Mitte sina? Mina kindlasti mitte. Mina lihtsalt panin selle siia kirja. Ja tegelikult ma tahaks öelda, et siin ei ole seiklusi. Et see on lihtsalt kulgemine. Et kui keegi ootab siin mingeid seiklusi ja siukesi nagu mis küll juhtus, kuidas nad sealt eluga pääsesid, noh seda siit ei leia, sellepärast et matkapurjetajad enamasti ei lähe merele sellise ilmaga, kus need seiklused võiksid juhtuda. Ma olen seda raamatu läbi lugenud ja mulle tundub, et siin siiski on mõned peategelased olemas. Ja need peategelased, no lisaks nimetatule siis, eks ole, Merilin, ükskõik kuidas seda võtta, kas siis laevana või võtta seda sinuna. Selles raamatus on Äike, üks peategelane, selles raamatus on üks peategelane, kelle nimeks on Saun ja mulle tundub, et on veel üks peategelane nimi on Merehaigus. Oled sa nõus sellega? Jaa, laias laastus jah. Muuseas, merehaiguse teema, kõik, kes seda raamatut loevad, saavad sellest rohkem teada ja saavad teada, kui palju ja sagedasti see siin raamatud esineb ja sul näiteks esineb. Aga on see aja jooksul kuidagi läinud hullemaks või on see lahjemaks läinud või siin tegelikult arengut selles küsimuses ei ole? On küll areng. Esiteks ma tahan öelda, et kui ei oleks merehaigust, siis võib-olla oleks seda raamatut ka, sellepärast et merehaigus on nagu midagigi, kus nagu natukene kinni hakata ja mingisugust lugu tekitada. Põnevust ja seiklust ikka. Natukene. Aga no, ma tean nüüd seda, kuidas mitte väga lihtsasti merehaigeks jääda. Ja siis ma saan seda mõnikord ära kasutada ka selleks, kui ma nagu olen väga laisk. Siis ma ütlen, et ma olen ikka natuke paha olla, et ma pean pikutama. Noh, see merehaigus on siuke tore asi. Tegelikult on merehaigusele veel üks teine tähendus välja olemas, see on haigus mere järele või selline nagu vastupandamatu kihk, sund, mis mõnikord lihtsalt ajab inimest taga sõnu seletamatul moel minna merele. Kas see on teie peres ka olemas? No Veiko tegelikult ütles, et tema ei taha midagi, mingit tähelepanu ega midagi onne. Aga mina ütlesin talle kunagi, et mina ei taha üldse purjetada, mina ei taha kindlasti kruiisile minna laevaga, aga nüüd ma seda teen onne. Ja see, sa küsisid, see on Veiko küll, sest terve talvehooaja, kui meil on niimoodi, et iga pühapäev kodus on ka saun. Saun on üks suur tegelane meie elus. Ja siis ega nagu üle 10 minuti kindlasti ei lähe, kui me seal saunas istume, just teise vastasest ütleb, tahaks purjetada. Teil on see merehaigus olemas ja mingid tabletid ei aita ja teraapia? Ei. Kes seal laevas kapten on? Ma mõtlen päriselt. Kas niimoodi ametlikult paberite järgi nagu peab olema või siis nagu... Sa võid vastata, kuidas sa soovid, et kas paberite järgi või siis nagu, et kes päriselt seda laeva juhib, võtab vastu otsuseid, kuhu minnakse, millal minnakse, mismoodi? Ma olen aru saanud, et üldse väikelaevas on kipper. No küsime siis, et kes teie laevas päriselt kipper on? Päriselt on Veiko, kes seda raamatut loeb, siis siin postituste nagu nii-öelda peatükkidest tuleb ka see välja, et Veiko teeb kõike. Ja mina lihtsalt lähen kaasa. No mõnikord ma olen mingi vihje andnud, et näiteks võib-olla eelmine talv ütlesin, et ma ikkagi tahaks uuesti sinna Stockholmi saarestikku minna. Ja siis ta tegi sellise marsruudi. See oli kompromiss, ma saan aru. Ja siin on kompromissid palju, kuidas neid tehakse. Aga kui palju sa saad teda selles mõttes suunata, et kasutades ükskõik mis tüüpi kavaldust, aga et siiski kuhu sa tahad minna ja millal minna ja kui on mõnis väike sadam, kus on väga tore olla ja ilm ei ole see, mis tagant ka sunniks või ruttaks kuskile suunas kiiresti minema, siis... Tahaks nüüd öelda seda, et kui keegi veel aru ei saanud, siis Veiko on ka siin saalis täna ja kahjuks sellele küsimusele ma ei saa vastata. Näetame selle siis, ütleme, lugemisrõõmuks sind kaartava, et vast tuleb see välja. Muuseas, plaanidest rääkides ja saunast rääkides, siis kas te saunas istudes olete nüüd järgmise aasta plaani juba paika pannud, et kuhu tehate? Jaa, kõigepealt me tegime kokkuvõtte enda hooajast, et
kuidas läks ja mida oleks saanud paremini teha ja mida teha järgmine kord. ja tegelikult kokkuvõte oli see, et kõik läks väga hästi ja paremini siis saab teha ainult seda, et saab minna kuhugi pikemalt ja seda me proovime teha. No ma võin välja öelda ka, et tegelikult Jõta kanal on eesmärk, aga noh, see võib-olla ei juhtu nüüd järgmine aasta, võib-olla midagi hiljem. Aga see tundub siuke huvitav. No me jõuame võib-olla veel punastest lüksest rääkida ka ja siis saab küsida, kui kaugel need sihid võiks olla seotud või seatud. Aga veel sellest raamatust ja tema sisust rääkides, siis Läänemeri, Läänemere sadamad, kõik, mis puudutab siis Soomet, Rootsit, on siin tõesti ka ühed olulised peategelased. Kui sa nüüd meenutad mõnda sellist sadamat, kuhu sa kindla peale tahaksid tagasi minna ja miks? Siin ma ka kipun kordama seda sama juttu, aga ma loodan, et võib-olla teised ei ole eelmiseid kordi kuulnud, et Mariehamn on üks selline, kuhu tahaks alati minna, sellepärast see on selline hästi mõnusa vaibiga. Teiseks on seal discgolfi rada lähedal, et saab nagu sellest purjetamisest kangeks jäänud konte natukene seal turgutada. Siis on, mul on hästi raske nende nimede hääldamisega, et ma kunagi ei tea, kus need hääd ja ood ja täpselt on, aga see Stora Halse, kuhu tavaliselt, mis satub selliseks esimeseks sihtkohast, kui Tallinnast minna, et sellel on sellepärast selline hea vaib, et esiteks siis algab puhkus ja nagu see kõik on alles ees ja ta on selline suhteliselt üksik ikkagi ja sellise mõnusa saunaga ja no siuke lihtsalt mõnus koht. Aga mis te teete seal? Mitte midagi. Mis sul see tähendab, et midagi ikka peate ju tegema? Kuidas see mitte midagi tegemine välja näeb teie versioonis? See ongi tegelikult väga raske, sellepärast et kui sa muidu oled niimoodi mingi, ma ei tea, sügisest suveni nagu teate Eesti matust on ju, noh, siuke orarattas. Kogu aeg on midagi kuskil vaja teha ja jälle mingi kiri vastata, mingi kõned, no kogu aeg on mingi see liss on sul selline 7 peaga lohe raiub seal ühe ära, tuleb 7 asemele, siis kui tõesti noh, sa plaanid selle asja nii, et sa saad minna ja et see lohe on siis tapetud selleks hetkeks, et siis ka oled seal nagu alguses mõtled, oota, äkki mul ikka mingi kiri on vastamata, äkki keegi helistab ja äkki ei ole telefon sisse lülitatud. Noh, see rahunemine võtab nagu palju aega, aga see mitte midagi tegemine, see ongi see, et vaatad loodust, käid saunas, magad, teed siukest lihtsalt sööki. Kui sõbrad satuvad samal ajal samasse sadamasse, siis väike õlu ja nii edasi. Ma ei tea, kas just peategelastega ahvenad igatahes käivad väga mitu korda raamatust läbi? Ja tänu purjetamisele ma olen teada saanud, et võis grillitud ahven või siis praetud on kõige parem söök maailmas üldse, sest ta on väga värske ja maitseb üli hästi ja noh, eks üks asi, mis seal mere ääres teha, on kalapüük ka. Et mina ei püüa, aga jälle Veiko püüab. Veiko praegu puhastab ja siis mina söön. Ja kõik, mis seda retsepti tahavad saada, ime maitsva ahvena retsepti, peavad küsima Veiko käest. No tegelikult ma arvan, et see ei ole nii keeruline retsept või ja sool ja ahven ja natuke tšillit ka, et muud ei olegi vaja. Aga muidu, kuidas teil see söömine üles ehitatud on, et olete te toidunautlejad ka? Selleks sellele, et te naudite seda keskkonda, seda loodust, kui te sõidate, kas provianti pakite kaasa selle mõttega ka, et saaks natuke vahepeal kuidagi gurmeetada või otsite neid sadama väikseid kohvikuid, restorane, kus sellist Läänemere gurmeed saab? Jah, gurmeed saab, üks on siis see ahven ja siis järgmine koht on need sadama restoranid, kohvikud. Me ise ei ole väga head gurmeetajad, ma arvan, aga meil on õnneks üks laev Manjana naaber ja siis noh, vahel me püüame ikkagi sättida nendega koos kuskile, no vot siis saab mingit head toitu ka, kui nemad teevad. Mis nad hästi teevad? No esiteks nad kiitlevad, et kui head nende toidud on, seda nad teevad hästi ja siis noh, see ma nii ei mäleta, aga väga head toidud on küll. Igat saime Tatra pudu niimoodi. Ja Tatra pudel mingite eriliste lisanditega. Manjana peal. Ja ei ole.
Mati sööb seal ainult kummikomme. Kummikommid on minu lemmikud ka, neid ma ikka ostan mitu pakki. Ja lagritsat ma saan aru ka, te ostate mitte kõigile, aga... See on rohkem Veiko lemmik, aga ma vaikselt olen hakanud lagritsat sööma ka purjetamise kõrvale. Muuseas on mingi toit ka, mida sa väldid, sellepärast, et sa tead, et merehaigus tuleb, kui vastutes sööd, sellepärast, et sa aitab leevendada. Ei, ma ei usu sellesse, et toidud seal mingisugust rolli mängivad, mul ei ole kogemust ka. Räägime turvalisest purjetamisest natukene ka. Selles raamatud on mõned vahvad lood, ma ei tea, kas need seiklusteks saab nimetada, kus turvalisusega on tegemist, aga te olete muidu sellised purjetajad, kes alati vestid seljas, ka sadamas liigeldes või olete te pigem sellised, et kui tormiseks läheb, küll seda vestid jõuab ka selga panna? No eeskuju tasuks võtta ikkagi minu sõnadest, vesti tuleb kanda alati. Ja siiamaani teil ei hästi, eks ole? Tõi, jah. Vana on teid hoidnud. Rumm on teil laevas ikka olemas, eks ole? Rumm on absoluutselt olemas muidugi. Kas teil on sellega rummiga mingi oma selline traditsioon ka, et kuidas ja mis hetkel te seda vanale siis kallate? Ma olen kuulnud lugusid sellest, et näiteks sadamas ei tohiks seda veel teha, kui vahetult hakata välja sõitma või mõnes sellises nagu madalamas kohas ei ole mõtet teha, sest vana ei ela seal, et liiga madal on tema jaoks näiteks. Kas teil on oma mingi selline traditsioon olemas ka sellega seotuna? No me ikkagi igast sadamast perioodus kallame rummi küll, jah. Aga mitte päris seal sadama territooriumil, vaid natuke ikkagi, kui oled juba eemale jõudnud, aga ei ole mõelnud sellele, et kui kaugel täpselt see peab olema. Et mis hetkel meelde tuleb, mõnikord on siis, kui purjed üles tõmmatud pärast seda. Aga ikkagi seda me kallame, siis saab ise ka ju nagu ringi väikse napsu võtta. On teie laevas mingi oma selline laeva vaim või mõned muud uskumised ka olemas? Või kummitab teil laevas kotermann käib aeg-ajalt? Ma arvan, et mitte, aga tegelikult ma räägin selle lõpu ära, et see raamat lõpeb sellega, kuidas me müüme maha selle laeva, millega me siis kõiki neid sõite ette võtsime, millest siin juttu on, nii et temas kindlasti ei ole mingisugust kummitust ega kotermanni, aga meil on uus laev sama nimega, tema kohta ma ei oska veel öelda. Eks näiseks tulevad aastad annavad märku, kuidas temaga on. Muuseas, veel ohutusest rääkida sellest vallast, siis ma olen kuulnud, siin on palju purjetajaid, mõned võivad kohe hakata ümber lükkama vastu vaidlema, aga kui üks purjetaja ütleb, et ta ei ole kunagi karile sõitnud või täie haugu kivisse vähemalt, siis ta kas ei ole purjetaja või valetab. Sellest teiega lood on? Esiteks ma tahan öelda ühte asja, mida ma enne tahtsin, aga unustasin ära, et ma tegelikult ei pea ennast purjetajaks. Ma arvan, et ma olen rohkem kirjanik, sellepärast, et ma olen tahtnud nii kaua, kui ma ennast mäletan, kirjutada. Mu töö on seotud kirjutamisega, sellepärast ma ei ole saanud väga palju raamatuid kirjutada, kuna kui sa teed tööd, mis on kirjutamine, sa ei taha vabal ajal hakata tegema uuesti sama asja. Aga me oleme paar korda vastu kivi väikse kõksu saanud. Ma ei ütleks, et me täie hooga oleme sinna sõitnud. Aga võib-olla ma ei mäleta. Milline kord see täie hooga oli? Kulguda oli kokku katsunud 4 korda kivi, ühe korra täie hoogalt, aga mitte vastu kivi, vaid kivi peale ja edasi. See ei ole päris sama. Mul ei jää ju kõik asjad meelde. Kiilad jäi igatahes ilusti alles. Ma ei tea, kas meie laeva ostjal ka siin, kas ta teadis. Aga sellest sõitmisest veel, sa ütled, et sa ei ole purjetaja, aga sa paeltel ja otstel ja nööridel ja lõndadel teed vahet. Ma ei julge pead anda, et ma teen vahet. Ma tean, et ma pean ütlema otsad, seda ma tean kindlasti. Aga mida see mingisugune üks või teine ots teeb, ma sellest nagu päris kindel ei ole. Aga ma arvan, et selle 7 aastat, 8, selle jooksul ma ikkagi üht-teist ma tean. Aga see ei huvita mind nii väga, et ma teadsin paremini. Aga miks see nii on, et see sind ei huvita? Oskad sa ise kuidagi seletada, et miks see nii on läinud?
vaata, kui on nagu selline asi, et keegi teeb sinust ühte asja nii palju paremini, siis sul on nagu väga raske hakata tema kõrval seda sama asja tegema halvemini, sellel ajal, kui see teine teeb selle ära nagu 2 korda kiiremini, 2 korda paremini, 2 korda turvalisemalt. Et noh, pole vajadust. Mina ei kirjuta raamatut, neil ei sea soort. No täpselt. Ma olen püüdnud ära õppida seasõrga kordi ja kordi ja siis ma lihtsalt nagu, kuidagi ma teen selle ära, minuti pärast ma ei tea sellest enam mitte midagi, proovin uuesti, aga siis, kui on see hetk, et sa pead sadamasse sisse sõites selle vendri ümber panema, ega ma ei ole sinna ühtegi korda seda seasõrga teinud, ma lihtsalt teen mingi umbsõrga, hoian seal ja siis nii kaua Veiko tuleb, mis selle õige asja sinna teeb. Kuidas need sildumised teie moodi välja näevad, et kui on niisugune rahulik sadam ja ütleme, ei ole väga suuri probleeme, et siis... Räägi ausalt ära. Ma arvan, et see on õige koht nagu ausalt kõik ära rääkida. Ei, no, need lähevad välja niimoodi. Kõige, sellised tavalised sadamad, kus on see, mis see asi on külje peal on ja see on väga kõige parem. Kui sa pead sealt otsast hüppama, no see ei ole nagu nii tore, aga tavaliselt on keegi tore inimene seal ja võtab su otsad vastu, onju. Aga kõige õudsem on see, kui sa pead sinna kivi peale minema, et no siis ma pean seal hüüdma midagi mitu meetrit, aga ma ei saa ju aru, onju. Ja siis ma pobisen oma ette, onju, ja siis räägi kõvemini, ma ei saa mitte midagi aru, ma ei saa aru ka, mis ma räägin. Noh, see on küll õudne. Seda ma tahaks enam läbi elada eriti. Sellepärast mulle meeldib, kui meil on selliseid toredaid sõpru ka pardal, kes meessoost just. Sest et naised ei taha millegi pärast teised ka sinna minna, et siis nad lähevad nagu ja tegelevad nende asjadega ise. Muuseas, naistest ja meestest rääkides pardal, sest raamatust leiab termini, et on olemas meeste ilm ja naiste ilm. Kas palun natuke seletaksid? Ma ei tea, kas see täpselt nii oli öeldud, aga mõte on umbes see, et seda on hästi palju sadamates jutuks olnud ka, et kui ikkagi on tugevamad tuuled ja prognoos sa tead juba, et järgmine päev on selline teada, et laine on kõrgem ja tuul on tugevam, siis seal meeste saunades tavaliselt räägitakse, et mida ma kuulen Veiko käest, et naine ei taha homme ikka merele minna, et peame ikka siin ühe päeva veel siin sadamas olema ja siis, et nagu naiste ilm on selline, kus seda lainet nii palju ei tõuse, kus on siuke siledam vesi ja päike paistab. Meeste on ikkagi selline, kus saab korralikult kreeni tõmmata purjeka ja ikka maksimumkiiruse välja võtta. Aga kreeni sa ei karda või kardad? Ei, kreeni ei karda. Kreen on vahest väga äge isegi. Siis kreen on siuke purjeküll töö asendeks? Ta kreen on sellepärast hea, et ta ei loksu ega kõiguta. Ta on lihtsalt piltu. Aga see lengerdamine ja liikumine, see ei ole minu kõige lemmikum. Ma lubasin, et äikesetormidest räägime ka, see on paar korda siin jutust juba läbi käinud ka. Et mis asi nende äikesetormidega teil on? Ma saan aru, et kui ma raamatut lugeda, siis need ikka üldse kui palju jahivad teid? Ei, tegelikult ainult 2 korda. Esimene oli, kui me tulime 2020 Soomest, hakkasime ülesõitu tegema tagasi Tallinna poole. Ja siis, see ikka tabas täiesti ootamatult, sellepärast, et ega ilmateade väga palju väikest ette sulle ei ennusta ja tegelikult nii palju, kui ma tagantjärgi tean, Veiko seda ei vaadanud ka tookord ja mina ammugi ei tule ju selle peale. Ja siis sattusime äikese alla. Alguses oli tore vaatad seal kaugel, et mingi äikese või välk sähvatab või vikerkoored kuskil olid seal kaugel. Ja siis ta hakkab nagu lähemale tulema. Ja siis mõtlesin, et hea küll, et muudame kurssi, et sõidame selle pilve eest ära, täitsa nagu piinlik isegi rääkida praegu, aga ega me ei jõudnud selle pilve eest ära, et ta ikkagi neid tuli minu arust rohkem kui 1. Ja siis me jäime korralikult ikkagi sinna äikese alla ja see laine muutub ummiklaineks, tuul tõuseb. See laev lengerdab igatepidi, sajab sulle sealt taevast kaela seda vihma ja üle parda viskab laineid ja vaat see on see kord, millest ma ei postitanud Facebooki, et muidu need reisid postitasin, kirjutasin alati, aga ma ei tahtnud seal pärast, tean, et mõned inimesed võib-olla hakkavad pabistama ja ma ei kirjutanud sellest, aga see on mul sellest hoolimata väga hästi meeles.
et mingid asjad, millest ma kirjutanud, olen pärast üle lugenud, olen mõelnud, oi, et kui ma kirja poleks pannud, ma ei mäletakski seda. Et see ikkagi on selline erilisem hetk, et ma vaatasin pärast fotode tegemise kellaaja pealt järele, et kui kaua see võis kesta. See oli umbes 3 tundi. Et ta alguses tuli sealt poolt on ja me siis seal olime lihtsalt mõtlesin, et sõidame seda kurssi, mis siis saab nii kaua, kui see väike üle läheb, sest ega ta päev otsa ikka ju ei kärgi seal. Ja siis ma näen, et ees on siin taevas ja kõik läbi õnneks nüüd. Ja siis pööran niimoodi ringi ja seal oli nagu järgmine tume pilv, mis tuli täpselt otsa meie peale ja see nagu algas uuesti otsast peale. Ja ma ei kartnud seal otseselt. Lihtsalt see oli nii ebamugav, mul oli siuke tunne, et see ei lõppe mitte kunagi ära, et ma jäängi lihtsalt seal engerdama. Aga kusjuures nerehaigeks ma tollel hetkel ei jäänud, kuigi varem mingi sarnase engerdusega iga kord olin jäänud, et adrekas ikkagi on niimoodi üleval, et kuidagi äikest võib siis soovitada võib-olla nerehaiguse vastu. See on väga hea võitus, jätame selle kindlasti meelde. Kas seesama merehaigus ja see, et mis sellest raamatust kordub, kes loevad, saavad päris palju sellest teada. Kas see, sa ütled, et sa enamasti magad need ajad, kui on merehaigus sul, et kas sul, ma hakkasin seda raamatut lugedes mõtlema, et kas sul nagu on kahju ka sellest nagu maha magatud ajast. Et mõnikord mulle tundub, et tundide viisi sinna magad, Veiko muudkui sõidab, kõik need erinevad liikumised, huvitavad laevad, teised purjekad, mis vastu tulevad, et kõik see jääb sulle justkui nagu nägemata. Sul endal kahju sellest ajast ei ole? Absoluutselt, mul ei ole kahju, sest tead, kui hea magada. Väga hea magada. Nagu, sest et kõik see muu aeg on ju suvest, siis, mis jääb sul sügisest suveni järgmised, siis ei saa nii palju magada, sest igasuguseid asju on vaja kogu aeg teha. Aga kui sa oled seal purjeka peal, sa ei saa teha neid asju, sa ei saa kuhugi minna kogu aeg. Sa saad nagu magada kõik need magamata tunnid järele. Kas selles purjetamises on sul mingi hetk olnud ka, olgu siis see tormilugu, mis sa kirjeldasid, äiketormilugu või mõni muu hetk, kus sul on olnud tunne, et sa nüüd hea meelega astuksid purjekad, maha paneks ukse kinni, et ei, rohkem ma ei taha, aitab? No see esimene suke hullem merehaigus oli, kui me Vispisse purjetasime. See tegelikult sõit võttis aega üle 6 tunni natuke. Aga siis tõusis ootamatult tuul tugevamaks, kui pidi olema. Ja siis ma jäin ikkagi niimoodi merehaigeks, et ma mõtlesin, et ma lihtsalt tahan üle parda hüpata, aga ma ikkagi ei hüpanud. Ja siis, kui me Vispisse jõudsime, siis tuli veel vastu seal kohalik sadamakutt, kes ütles, olid merehaig, jah? See on, kus sa tead? Ma ilma järgi saan aru. Aga sellepärast me ju meelt armastamegi. Ja, mina siia purjega peale enam ei astu. Küll sa astud. Tal oli õigus. Aga rohkem mul ei ole olnud seda tunnet sellepärast, et ma tegelikult tean nüüd ju, mis see matkapurjetamine endast kujutab. Et isegi kui mõnikord on kehv olla, et mis siis sellest? See läheb üle. Ma siiski täpsustaks. Vispisse sisse sõidud sellised sõnad, et kui me siin sadamas kohta ei saa, lähen mina lennud. Ma ei mäleta. See teeb ju sama välja. Selle järgi sai sadamakapten aru, et see merehaige oli, et küsid, miks laevaga lookse. Minuga ta rääkis teist juttu. Ja see kruvi ka. See on see, mida siis nagu mehed räägivad sadamas laeva peal või saunas ja mida siis naistega räägitakse. Sauna jutud. Ühed tegelased siin raamatus on jälle sauna jutud kindlasti ka. Kas saunades oled sa kohanud mingisugused huvitavaid inimtüüpe ka või kui sa võrdad näiteks, et keda sa kohtad Soomes sadamates saunades versus keda sa kohtad Rootsis sadamates saunades? Ka mingid erinevad tüpaažid kuidagi, oskad sa kirjeldada neid inimesi või olukord saunas, mis tekivad, sest nad on 2 eraldi riiki, 2 kuidagi teistsugust kultuuriruumi või tausta? Jah, ma ei piirduks siin saunadega selles võttes, et Soome ja Rootsi on erinevad küll. Rootsi on mulle väga palju rohkem lemmik, sellepärast et ma ei tea isegi miks. Lihtsalt kogu aeg on mulle meeldinud igasugused Rootsi bändid ja kirjanikud ja sportlased. Ja nad on kuidagi nagu elusamad natukene. Nad on alati nii heas tujus, nad tulevad vastu, ütlevad hei, hakkavad suga juttu rääkima. No kuidagi selline hästi mõnus tunne on nendega.
soomlased on ka toredad, aga no, nad on ju veel rohkem põhja poolt kui meie. Nad on ikkagi sellised uimasemad ja tuimemad natuke ja nad mõnikord panevad ka silmad maha, kui vastu tulevad. Ja nad, aga tegelikult, kui ise nendega juttu alustada, mida Veiko teeb rohkem kindlasti kui mina, sest mina ei oska soove keelt ka rääkimata nendest kõikidest sõlmedest, mida ma teha ei oska ja nii edasi. Ja siis nad on väga sõbralikud ja hea meelega räägivad ja tegelikult hästi palju enamik, keda me kohanud oleme, ongi kõik väga toredad inimesed, sellepärast ilmselt, et meil on sama huvi, sama hobi ja tegelikult on võib-olla jooksis mõte kokku, aga no... Saunajutud, ma tulen siia alguses tagasi, et kuidagi saunajutud on ka erinevad Soomes versus Rootsis. Rootsis on vähem saunu üldse, aga ma mäletan nüüd sellel suvel olime Telegraph Holmeni sadamas ja seal üks Rootsi mees saunas hakkas juttu rääkima. Ega rootslased saunadest üldse väga suurt lugu ei teagi, et nad ehitavad selle küll enda majja, aga see kujuneb nendel nagu laoruumiks. Aga soomlased ilma saunata enda elu ette ei kujuta. Et noh, see on nagu väike vahe soomlaste ja rootslaste puhul, aga nende juttude osas pigem, mis mulle meelde on jäänud, on see, et meeste saunas räägitakse palju rohkem kui naiste saunas. Võib-olla mehed, nad ikkagi hakkavad ka, kust te tulite, mis, kui pikk see, mis iganes on, ja siis mis see tuul oli ja nii edasi ja edasi lähete. Ühesõnaga, seda nad seal räägivad ja siis saavad kohe juttu. Ja siis, aga naiste saunas näid see, et soome keeles, kuidas see on, et kas tohib visata seda. Et no väga palju jah ei räägita, aga meeste saunas ma ei tea ju, kas need tõele vastavad, ega ma seal ise ei käi, aga Veiko on rääkinud, et ükskord oli siuke lugu, et üks mees seal kurtis, et ma nüüd olen see aasta üksi purjetan, et enne mul oli, naine oli ka, aga ta suri ära. Siis teised hakkavad, oi, nii kahju. Ei ole kahju, nüüd ma saangi palju rohkem purjetada. Muuseas, kui ma niimoodi sellisest suhetest rääkida, kui sinna ääreveeni jõudsime, siis see purjetamine, mida te olete teinud, see on teid kuidagi lähemale toonud või on see mingid hetki ka tekitanud, kus tahaks enda ust paugutada? Aga no laeva peal ei ole ust paugutada. Ma arvan, et ma ei taha mingitest suhetest rääkida. Eelmises selle esitluses mul oli Sakos, seal ka kuidagi hakati tüürima suhete peale seda. Ja kui ma seda raamatut siin kirjutasin, tutvustasin oma ideed mõningatele kaaspurjetajatele ja kursakaaslastele ja siis nad hakkasid ka mingit suhtejuttu, et kui sa ikka seksi peatükki ei tee, siis sul pole üldse mõtet seda teha, seda raamatut. Ätame saladuseks praegu selle, kas see raamat on või ei ole. Noh, et kas ma võtsin kuulda või ei võtnud kuulda. Aga tegelikult eks see purjetamine, ma arvan, ikkagi suhetes toob välja erinevaid külgi erinevatel paaridel, et õnneks meil on praegu nii läinud, et me oleme kuulnud neid jutte teistest, kellel on läinud nagu nii või naa, et eks vaatame, kui me sinna Jõta kanalile jõuame, mida kutsutakse ju Rahustuste kanalis ka, et noh, mis siis saab. Aga pigem on see purjetamine hea võimalus ollagi nii, et kedagi teist ei ole. Muuseas, veel on üks asi, millega te tegelete, on diskgolf. Eks ole, ja sadamates on see, kas te valite ka meelega neid sadamad, kuhu te lähete, kui te mingit plaani teete selle järgi, et kus on diskgolfi rajad kindla peal olemas, et teil oleks see liikumine ka, kui te olete tundide viisi, kes maganud, kes roolis seisnud, eks ole, et oleks selline nagu sammudega liikumine olemas. Jaa, oleme valinud küll selle järgi. Enamasti on õnneks läinud, aga seekord selle loo ajal näiteks Väno saarel oli küll kirjas, et on suur diskgolfi rada ja nii edasi, aga seda me sealt ei leidnud. Mingid kordid olid, aga need olid seal suurte sõnajalgade vahel ja tuul oli nii metsik, et tiialasid ka ei olnud, et kui seal oleks ketta visanud, siis oleks see kindlasti ära kadunud. Aga üldiselt ikkagi kohti on jah, hea valida selle järgi, kus on midagi veel, mida sa tead, et seda annab teha. Üks on diskgolf, teine asi on võib-olla mingisugused kultuurisündmused. Et kui sa tead, et kuskil Naissaarel, Viinistul on mõni teater, siis sa võid selle järgi panna oma marsruudiga paika. Kas te midagi veel otsite kindla peale sadamast? Saun on läbi käinud, diskgolfist kõlas,
midagi veel, mille kindlasti otsiti, mis sadamas peab olema, et mille järgi valida, et kui sul on A, B ja C valida ja sa tead, et ilm sind ei mõjuta minema sinna või teise kohta, et mida te sadamast kas tegevuse mõttes või õhustiku või olustiku mõttes otsite? No siis esimesena valiks selle koha, kus ei ole varem käinud. Kui nende 3 hulgas on kohad, kus sa oled varem käinud, siis valiks selle järgi, kus on olnud kõige mõnusam. Aga see, kus on olnud kõige mõnusam, see tegelikult sõltub sellest, milline tol hetkel on olnud ilm, milline on olnud tuju, mida sa oled söönud, et seal on erinevad faktorid. Ikkagi nagu vaheldusrikkus on üks asi, mida püüaks vaadata ja võib-olla siis uued kohad või siis sellised, mis on väga-väga meeldinud. Kas Sadampuu enam kunagi eales tagasi ei lähe? On see olemas? Ja see on, kui ma õigesti mäletan, see vist Härnosund või Hääringsund. See oli üks Rootsi linn ja ühesõnaga sinna me ei läheks, me sattusime sinna, me pidime minema sinna sellepärast, et meil oli vaja providenti täiendada ja kui ma siis silmad avasin seal sadamas, siis ma mõtlesin, kas ma olen ikka Rootsis ja siis käisime poes ära, läksime ruttu minema. Mis seal juhtus? Noh, lihtsalt ei olnud nagu Astrid Lindgreni Rootsis, ütleme. Oli suur tööstuslinn, ei olnud ilusaid Rootsi munasid mõjunud. Seal ei olnud ilusaid sirgeid Rootsi mehi, silfakaid ja blonde naisi. Pildi ei tõstnud oma ohust sirgetele kätele ilmselt ka seal. Ei olnud, jah. Sellest raamatust nüüd rääkides, mida sa siia tegelikult raamatusse kokku oled kirjutanud? Üks on, mis on kõlanud, et sa oled kogunud kokku siia Facebooki postitusi ja kindlasti, kes on teid Facebookis jälginud, on väga palju toredat äratundmisrõõmu. Aga mida sa veel siia raamatusse kokku toonud? Ma tegelikult olen toonud siia oma ego, sellepärast, et mul oli õudselt tahtmine kirjutada raamat. Ja noh, see ongi siin. Et ma lihtsalt mõtlesin mitu aastat, mismoodi, mida. Ma ei mõelnud alguses üldse purjetamise raamatut, aga siis ühel hetkel tuli see mõte, et ma olen Facebookis kirjutanud, siis inimesed on sinna väga palju häid sõnu öelnud ja mõned on öelnud kirjuta kindlasti raamat. No mina ei tea, kas nad mõtlesid seda tõsiselt, aga mina võtsin seda tõsiselt, sest ma tahtsin seda võtta. Ja ma võtsin selle raamatu kirjutamisel aluseks, võtsingi oma Facebooki postitused, aga mõtlesin, ma ei saa ju raamatut teha niimoodi ka, et lihtsalt panen, et ma ei tea, 13 juuli olime seal, 14 juuli seal, et ma pean ikkagi midagi siia juurde pakkuma ja mul oli väga huvitav seda teha. Ma mõtlesin välja mingisugused teemad, mis haakuvad minu jaoks mere ja purjetamisega ja ma põimisin need siia vahele, nende postituste vahele. Ja no ma olen siin natuke, ütleme, et see, nagu ma enne vist mainisin juba, et see ei ole mingi seikluslugu, see on selline kulgemise lugu minu jaoks. Aga mõnikord on see kulgemise lugu ka väga mõnus, sellepärast, et kogu aeg ei pea midagi juhtuma. Ja minu jaoks see raamat ongi see, et see on see kulgemine, kus me oleme kulgenud ja siis siin vahepaladeks on need võib-olla mõtted, mis on siis sellega seoses pähe tulnud erinevate mere ja purjetamise ja suhetega seoses. Ma vist ei räägi ära seda lugu punastest pükstest, eks ole? Ma arvan, et see ei olegi väga suur lugu, et tegelikult on asi selles, et mul oli vaja ju mingit pealkirja siia raamatule. Ja esimene pealkirja nii, et matkapurjetaja päevaraamat. Noh, jah, ei ole just kõige parem pealkirja, nii et mitte öelda väga halb. Ja siis mõtlesin, et mis asja ma panen sellele pealkirjaks. Pärast seda, kui meil oli kursusekaaslastega kokkusaamine, siis ma sain veel täiesti aru, et no see pealkiri juba üldse mitte kuskile, mis mul on ja siis ma olingi ja mõtlesin, käisin neid peatükke läbi ja mõtlesin, et ma ei saa päris nagu lambi asja ka pealkirjaks panna. Et ma muidugi kõik tänapäeva kirjanikud ilmselt konsulteerivad ChatGPT-ga ka ja tema soovitas mingisugust sellist asja, et ma tean purjetamisest rohkem kui kajakas eetikast. No, ma kaalusin ka seda, aga mõtlesin, et see ikkagi võib-olla ei ole nagu päris see.
sest et ma ei tea, kas ma tean purjetamisest rohkem kui 27. ja siis ma jõudsin selle peatükini, kus sellest punaste pükste asjast juttu on. Ja siis ma vaatasin, et oi, et mina ei saa ju neid kanda. Aga ma küsin siis, miks mitte? Ja niimoodi ta tuli. Ja kõik, kes seda punaste pükste asja tahavad täpsemalt teada, peavad siis seda peatükki raamatust üles otsima ja lugema kindlasti juurde. Kellele see raamat siiski nagu mõeldud on? Et kas see on mõeldud purjetajatele? On see mõeldud inimesele, kes ealest pole astunud ühegi jahi pardale, aga kui sellele läbi loeb, siis on pärast nagu sina ja Veiko, et ei saa enam sellest haigusest lahti. Või kellele ta mõeldud on? See on järgmine raske koht, kui sa ikkagi oled kirjanik ja loominguline inimene on ja nagu ma oma arust tahan olla, siis kellele ma kirjutan, kellele ma pean kirjutama. Ja see on väga raske küsimus. Ja tegelikult lõpuks ma otsustasin, et ma kirjutan ikkagi iseendale selle, sest ma tahan lihtsalt kirjutada ja äkki keegi tahab veel seda lugeda. Ma teadsin, mul on palju sõpru, palju tuttavaid, kes on minu asju lugenud. Võib-olla nad kas tahavad, aga küll nad loevad veel. Ja siis ma võtsin südame rindu ka ja panin selle hooandja projekti sinna purjetajate foorumisse või mis see matkaprojekt, mis grupp seal Facebookis, üks on, sinna ma panin onju. Mõtlesin, et issand jumal, kas ma julgen seda sinna panna, et ma ei ole ju mingi purjetaja, mis siis. Ja siis sealt tuli nagu nii hea tagasiside selles mõttes, et tulid toetavad kommentaarid kohe, anti mulle väga ilusti hoogu ja ma olen saanud juba tagasisidet mõnedelt purjetajatelt, kes on seda lugenud, mis on olnud positiivne. Ja ma arvan, et see on natuke mõeldud võib-olla purjetajatele ka selles mõttes, et pigem matkapurjetajatele või pigem mereinimestele, et lihtsalt nad saavad sealt lugeda seda minu vaatenurka merele. Et võib-olla seal on mingisugust äratundmisrõõmu, võib-olla on mõned kohad, kus nad ise ei ole veel käinud või on käinud, tahaks veel minna. Et üks asi läks selle raamatuga halvasti ka, ma seal teisel esitlusel rääkisin ka, et siit jäi välja sissejuhatus nimelt, mis oli minu arust nagu väga oluline asi, sellepärast et seal ma ütlesin ju kõik ära üldse, mis see raamat üldse on. Ja siis ma hakkan siis, tegelikult see ei olnud mul veel käes, kui ma hakkasin PDF-i vaatama, et kus siis sissejuhatus on. Ja ei ole, aga õnneks peale sissejuhatuse järgnes veel proloog, aga sissejuhatus oli mul öeldud selline asi, et ma täpselt enam peast ei mäleta, aga põhimõte see ütles selle ära, et siit raamatust ei saa teada, kuidas purjetada, et sa ei saa teada, kuidas purjesid sättida, õiget tuulenurka valida, vaid et see on lugu sellest, kuidas meist said matkapurjetajad ja see meist Veikoga said matkapurjetajad ja see on lugu minu vaatevinklist. Ja nüüd seda siin ei ole, aga teie vähemalt saite nüüd selle teada. Kas need inimesed, kes matkapurjetavad juba võiksid selle võtta raamatu ette endale kätte ja tulevaks suveks, järgmiseks hooajaks või ülejärgmiseks endale teie moodi sõidu välja kuidagi planeerida ja moodistada? Mina arvan, et võiks küll, kuigi neil on siin palju tuttavaid asju, aga võil võib-olla ei ole ka. Aga lisaks matkapurjetajatele jälle lugeja tagasiside, need matkaautodega matkad, üks mu hea tuttav luges selle läbi ja ütles, et ta vaatab nagu hoopis teise pilguga ka matkapurjetamisele, et nemad käivad ka matkaautoga ka sadamates mõnikord, aga et näiteks neil pole kunagi tulnud pähe, et võiks sealt sauna minna või rentida. Et selle mõtte nad said siit ja lisaks ta ütles, et siin on ka mingisuguseid sihtkohti, mis sobivad nii purjekaga kohale jõudmiseks kui matkaautoga kohale jõudmiseks. Et ma arvan, et inimestele, kellele meeldib reisida, kulgeda rahulikult, võiks see raamat meeldida, kui kellelegi. Me lepsime kokku sinuga, et kui publikusest inimestel on küsimusi ka, et siis võib käe püsti tõsta ja kindlasti küsida ka senikaua, kui te mõtlete oma küsimuse peale, siis raamatus sa kirjeldad seda, kuidas te hästi palju kuulate muusikat, hästi palju kuulate erinevaid raamatuid, raadiosaateid, podcaste. Mis sul lemmikmuusika on, mida sa kuulad merel olles, kui sa ei maga?
ma alati ei maga nendes olukordades, kus ma pikutan, siis ma tihtipeale kuulan tegelikult muusikat, see on selline nagu kahe maailma vahel olemine. Aga lemmikmuusika on hästi keeruline küsimus, sellepärast et seda on palju, see sõltub tujust. Ja vist ka situatsioonist, eks ole? Jaa, aga mulle meeldib kuulata võib-olla pigem Eesti muusikat, vanemat sellist, kus Ivo Linna oli veel noor näiteks, midagi sellest ajast. Ja siis mõnikord ma tahan kuulata mingit rock-muusikat, mõnikord ma tahan kuulata Roxetti, mõnikord Blackit, sõltub tujust, mõnikord paned lihtsalt selle Spotify tööle, siis ta ise pakub sulle midagi. Country-muusika muidugi meeldib mulle väga. Aga parim raadiosaade podcast, mida merel olles kuulata, kui sa ma ei tea, ennast peab üleval hoidma või pead Veikot ka üleval hoidma ja tuju tekitama, et mis see on, mida te kuulate? Kui üleval peab hoidma, siis podcast või raamat ei ole üldse hea mõte, sellepärast et see tavaliselt uinutab mind vähemalt. Siis on parem muusika, sellel saab ju kaasa laulda, keegi ei kuule. Ja see on nagu... See vähekalt eetika tuleb siin mängu? Jah, nad on olnud väga eetilised, siiamaani ei ole nagu tulnud rokaga pähe. Aga muidu mingi näiteks Kuku raadiost, mis on see asi, kus nad küsimusi küsivad, Tarkade klubi. Siis Leo mäng vist on raadiokohas, kus saab natukene mõtelda kaasa ja nagu me oleme siin purjetamisvälisel hooajal mälumänge proovime mängida, et siis võib-olla saab sealt mõne tarkused ära kaasa. Mul on Vikerraadio ka näiteks Käbi Luku ja sellised. Mina kuulen sihukest ikkagi kodumaist, eestimaist, Veikal on hoopis teised podcastid, mis on mingis muus keeles, mida minule ei meeldi eriti kuulata. Nii, eks vahepeal on kellegi tekkinud mõni küsimus, mida tahaks raamatu autori küsida siia jutustamise juurde. Ja sealt tagant oli esimene käsi püsti. Mul on üks tehniline küsimus. Ma saan aru, et sa purjekas olid maha möödud. Et ma ei tea, mis on põhjus, kas see, et meeste samas selgus, et teistel on pikem või midagi muud, ma ei tea. Aga kui te nüüd selle ühe hooaja, ma ei saanudki aru, kas see ühe hooaja purjetamine teil või kahe? See on tegelikult aastast 2018. Seda enam, et kui te nüüd purjekat vahetate, et mis sa ütled matkapurjetajana, et mis selle uue purjekal siis, mis need kriteeriumid olid, kui te vahetasite, et peab olema see lisaks või seda ka ei ole? Äkki sa Veiko tahad rääkida sellest? No pikem võib-olla. Ei no tegelikult oli ikkagi, kuna me veedame nii palju aega ja plaanime rohkem aega veeta, siis salongi suurus, et saaks sees ringi kõndida all. Ja et saaks all niimoodi ringi kõndida, et seda taeva ühest otsast teise nii kõndida, et teine ei ühest ära minema. Et isegi mitte, ütleme, kuna me valdavalt purjetame kahekesi ja enamus aja sa päeval veedad kokpitis ja õhtul veedad tegelikult alla, siis kokpitis on kahekesi ruumi, on ja oli küll ja on uues ajas ka all tegelikult ikkagi, et oleks mugavam, et saab püsti ringi kõndida, et noh, te nagu natuke räägitab ära. See oligi, ütleme, purjetamise seisukohalt mitte, et okei, väike selline, meil on üks naabrilaev ka, kellest me natuke tahame kiirenud on, aga see veel selge. Oled sa päris selle Veiko kommentaariga? Eriti selle viimasega, sellepärast, et mul on siin üks peatükk, mis räägib natukene sõpradest ja siis sellest, et regattidele saab sõpru kaasa võtta. Ja siis eesmärk on nüüd see, et me oleme seal käinud ikkagi koos Manjanaga ja et mitte siis vaadata nende autorit, vaid näidata ikkagi enda oma. See oli veel üks küsimus. Jah, kuna tegelikult mul oli päris sama küsimus, mis Lauri juba ära küsis, aga siis ma täiendan selle võrra, et kas eelmist jahti kahju maha müüa ka oli? Väga kahju oli. Ikka niimoodi, et mina, kes ei nuta üldse, kui ma mingisugust filmi vaatan või no, üldse ei nuta eriti. Ma ikka poetasin pisara seal üksinda. Läksin väga hüvasti, et siis mul oli ikka väga-väga kahju. On kellelgi veel kohe üks küsimus see juurde võtta. No mis teed muidu ühest jahist siis nagu koduse jahib, et kas sa kuidagi seda jahti Merilini ka uut nüüd kodustad, hubastad? Peaks seal midagi olema selles jahis kindlasti olemas, mis muudata selliseks mõnusaks matapurjetaja jahiks?
jah, me nüüd läheme esoteerika valdkonda, sellepärast et seal peab olema mingi asi, mida sul ei ole võimalik käega katsuda, mida sa ainult tunned ja seda ei ole võimalik tõestada isegi, et see seal on, aga see on tegelikult siin raamatus ka on see kirjas, see esimene jaht, mida me vaatamas käisime, mida mina osta üldse ei tahtnudki, siis lihtsalt seal oli see asi kohe tegelikult ja ma ei tea, mis see oli, aga see natuke selline suvila vaib, selline kuskil 80ndate lõpu tunne, selline suvetunne, selline nagu ta peab olema natukene kulunud, ta ei tohi läikiv ega siukene liiga uus olla minu arust. Et tal peab olema mingid kogemused ikka ja need peavad sealt tunda olema. Et sellel uuel laeval on see ka juba olemas tegelikult, nii et ma arvan, et temaga saavad sama toredat lood juhtuma. Muuseas, kui sa sõidad ringi Soomes, siis tihti on näha, kuidas laevade peal ongi ju kaasa võetud ka maitsetaimi, seal on basiilikupott, seal on, ma ei tea, väike krusanteem või mingi muu asalja või midagi sellist, selleks sul on kaasa võetud. Sellist huvi või tunnet sul ei ole, et tahaks ka väikest aiapidamist teha oma laevas? Noh, kes on meie kasvuhoonet näinud, siis ta teab vastust ei. Nõndaks, kas kellelgi on veel mõni küsimus raamatu autorile? Kui ei ole, siis pole hullu, sellepärast et kõigile küsimustele, ma arvan, saab tegelikult vastuse siit sellest samast raamatust ja ma võib-olla lihtsalt lõpetuseks ütlen, et mulle väga meeldis see raamat. Ma lugesin selle suhteliselt kiiresti läbi, ma küll alguses minu mõte oli, et ma jätan selle endale selliseks talvepuhkuse lugemiseks, kui ma sõidan Lapimaale, et rongis seal 1000 kilomeetrit umbes, et on mõnus niimoodi lugeda seal selles väikeses kupeekeses, aga nüüd kui kutsuti mind siia sinuga vestlema, mille eest ma olen väga tänulik, siis lugesin muidugi ta hoopis kiiremini tempos läbi ja mulle tõesti väga meeldis, ta on väga inspireeriv ja muidugi, kui ma selle raamatu kaanet eile öösel kuskil seal niimoodi 12:30 ajal kinni teinud, siis mõtlesin ma kohe, et ma ootan Vol 2, aga ma tahaks, et selle peategelane oleks Veiko või selle kirjutaja oleks Veiko, sest mind väga huvitab ka need hetked, mis toimuvad teie laeval või teiega siis, kui sina magad. Selleks võib sul kasutada kaamerat. Aga aitäh sulle, et sa tulid. Muide, enne vist jäi täpsustamata, et kes luges seda kutset siin on ju, et noh, siin pidi olema Priit Kuusk. Aga nagu juba te saite aru, et ei ole Priit Kuusk ja ma pidin tegelema selle probleemiga ja õnneks see lahenes väga kiiresti, nii et kui sul peaks tekkima see oma laev, siis sa saad ka Neptunile anda siit midagi. Aitäh! Astuge ligi siit, saab raamatuid ja autogramme ja muid pühendusi. Oota, ma ütlen paar asja. Aitäh kõigile, kes hooajas mind toetasid. Ma ei tea, kui paljud teid siin on. Ma tean, et mõned on, mõnesid ma tunnen nägupidi. Aga ma olen kõikide teistega suhelnud kirja teel ja kes pidid siit oma raamatu kätte saama ja ei ole veel saanud, siis tulge siia minu juurde ja saab. Mul on siin küsimus, kas keegi Karl on siin, kellele Raido kinkis raamatu? Aga kas keegi tema eest siis tuli? Selge, siis mul on kaart, tule siis ma annan. Ja kõik teised, kes on siin, tulevad, ütlevad oma nime, saavad siis raamatu ka.